Tere, ma olen Virgo Mihkelson ja tegelen põhiliselt tatra kasvatamisega ja tatrast erinevate produktide erinevate produktide valmistamisega. Nüüd see tatra kasvatus on meil 7 aastaga jõudnud või 10 aastaga viimasel ajal nii kaugele, et üle Eesti tatra hakkab levima ilusti ja Venedas oli taluliidu kokkutulek, kus siis selle tatra kasvatamist määrati mulle teine koht alternatiivse tegevuse suhtes. Ja tatar on üldse üks väga oluline ravimtaim ja teravili. Sest see on 2 asja koos, tähendab. Ja nüüd need kuulsad fütoterapeutid Moskvas ja Peterburis arvavad, et tatar on tegelikult selle sajandi kõige parem ravimtaim üldse. Vot nii kategooriliselt kohe räägitakse, eks ole. Aga mille pärast? Sellepärast, et tatar on mitte ainult ravimtaim, aga ta on ka, eks ole, teda saab ka hästi süüa näiteks, kui sa võtad lusika täis tatra jahu, eks ole, toorest jahu, siis saab lusika täis ravimtaimi, eks ole, ära süüa. Teisi niisugused, kuidas öelda, ravimtaimi ei ole, mida sa saad lusikate viisi, eks ole, ja kõige parem on, kui sa sööd 3 supilusikad, et head ökoloogiliselt puhast, eks ole, toorest tatra jahu kuidagi söögiga edasi või eraldi. Nii, nüüd see tatar hakkas, eks ole, ja hakati kasutama, et tatar teeb tegelikult imeasju, sest tal on tohutu palju B-vitamiini sees. Kvertsetiin põhiliselt. Ja me võtsime need tatra omadused ja need produktid, mida saab tatrast, võtsime kokku ja lasime välja see väikse raamatu, et eestimaine tatar kui toit, tervendaja ja ravitseja. Nii et ma arvan, et ma tatra kohta eriti ei hakkagi palju rääkima, sest seda raamatut on seal piisavalt sinna lõpumina müüa, eks ole. Ja siin on kõik, eks ole, mida ta teeb üldse organismile ja kuidas teda paremini kasutada ja missugused haigusi ravib ja kas temast saab abi kilpnääre ravimisel, vähi, eks ole, ära tõrjumisel ja vähi kasvu peatamisel ja nii edasi. Ja nüüd tuleb välja, kui teie seisukohast vaadata, siis see toidu jaoks on tatar ülimalt hea asi, sest seda saab idandada, seda saab, eks ole, muidugi kui ta on ökoloogiliselt puhas ja mitte ei ole surnud tatar, sest tatar peaks olema elav. Kui sa selle tatra, kui sa ostad, eks ole, tatra kruubi, paned, eks ole, tadriku peale idanema, siis ta peab idanema, siis ta on elus. Siis ta seal genereerib, tähendab, sünteseerib neid vitamiine ja bioaktiivseid aineid, aga kui sa võtad surnud tatra, siis seda ei ole. Nii, ja nüüd, kui tatar on niivõrd võimas, siis tatar oleks üldse hea asi selleks, et ette valmistada näiteks ennast taime toidustamiseks või kuidagi. Probleem on selles, et meie elame, nii nagu elame, eks ole, sööme, mida me, eks ole, ära harjunud või pere on ära harjunud ja väga imelikku asju on ju teada, et ühes peres, eks ole, üks sureb vähki, siis sureb mingi teine sugulane vähki, aga nüüd on tõestatud, et see kõik on ainult toidu pärast, et selles peres ei ole õigesti organiseeritud toitumine. Ja põhiline asi on, mispärast see, tekivad niisugused ränged haigused, on see, et selle ebakorrektse toitumisega organismi koguneb väga palju toksiine ja mustust, eks ole, ja mis ei lase normaalselt organitel töötada. Ja kui sa nüüd võtad, ütleme, 6 nädalat sööd tatra toitu, ütleme, 100 grammi päevas ja tatra toitu, võib süüa mitmeid moodi, eks ole, seal, nii nagu nendes raamatutes on. Et sa saad kasutada, igal juhul sa saad see 100 grammi ilusti sisse võtta ja kui 6 kuud läheb mööda, siis organism, kui tarvitades õiget toitu, kus ei ole mingit mustust sees ja mis on ilusti vastuvõetav, see organism saab selle 6 nädalaga saab selle mustusest lahti ja hakkab normaalselt tegutsema. Nii et mul oli isegi see ettepanek, et kui te hakkate oma taimetoitlase seltsi kedagi võtma, siis ta peab enne üks
üks 3-6 nädalat tatart sööme, siis hakake talle õpetama, kuidas ka see taimetoitlus üle minna. Muidu see mustus, mis on, võib-olla see segab seda head taimetoitlust efekti kätte saada, sest võib-olla selleks läheb mitu aastat, et normaalselt, eks ole, saad organismi korda. Ja nii, nüüd me tegime spetsiaalselt selle, siin on raamatus on see, et tatrast saab teha halvaad ja küpseseid ja suppi ja kõike. Ja nüüd on teadlased tõestatud, et ükskõik mida sa sööd, ma saan nii aru ka, et taimetoitlased, et mis sa sööd, peab olema maitsev, peab olema hästi vastuvõetav, muidu seedimine ei käivitu normaalselt, nii et võib-olla, noh, ja tatar on säänane, eks ole, produkt, no millel ei ole väga palju juhte vaja lisada ja sa saad õigel kombineerimisel ja õige, eks ole, kogemuste saamise saad niisuguse toidu, mida sa võid iga päev süüa. Nii, nüüd ma arvan, et see on tatrast edaspidi, ma ei räägikski rohkem, aga ma tahan nüüd minna teise külje peale üldse. Tähendab, et kui te olete taimetoitlased, eks ole, noh, kõik ilusti teete, aga ikkagi, kui teil on organismis on funktsioneerimise vead, tähendab, te ei joo õigesti vett, eks ole, teil on seljas on, eks ole, närvid, eks ole, krambistunud, teil ei ole füüsilist aktiivsust normaalselt, siis on teil on see üldise organismi hapelisus on, eks ole, suur või soolahapet on vähe, eks ole, te veel selle taimetoitlusega kõrvalt vaatate veel ka, et oleks näiteks väga vähe see soolateed, eks ole, mis on üldse katastroofiline organismile. Ja kui nii, see on meil pandud kokku, võt need hädad, mis võivad inimesel olla, tähendab, kui need hädasid ei ole, siis taimetoitlumine on ülimalt väga hea asi, eks ole. See on väga lähedane selle meie inimese nagu liigitoidule. Tähendab, on välja mõõdetud, eks ole, hiljuti ameeriklased käisid seal šimpanseega uurimas, eks ole, šimpanseid uurimas, et šimpanseid sööb, eks ole, 50% sööb puuvilju ja marju, eks ole. 40% sööb rohelist, kuskil 4,5% sööb neid putukaid ja värke, mis ta seal kinni püüab, eks ole, ja õige vähe sööb pähklid. Et pähklitega ja taimsede rasvadega liialdamine ei ole hea. Ja kui need kõige lähemale dieediga jõudnud sellele liigilisele toitumisele, nimelt toortoitlased, eks ole. Nii, aga nüüd nüüd ma tahaks veel öelda järgmist asja, et siin neid funktsionaalseid neid raskusi, mis inimese organismis on ja mida üks taimetoit, eks ole, mõnel juhul ei saa kõrvaldada, eks ole, siis nende funktsionaalsete raskuste hulgas on ka, et meil on ju aju, eks ole, olemas, me peame selle aju eest hoolitsema, aga nii palju need uuringud näitavad, eks ole, et see taime toitlumine, eks ole, on väga raske, eks ole, õigesti valida toit ja nii edasi, et sul ajul ei tekiks mingit probleemi. Nii, nüüd hiljuti on uuritud, et kui aju normaalselt ei tööta, vaat siis tekib depressioon ja mingid psühholoogilised häired. No vaadake, mis te arvate, et kõik arvavad, et kui on, eks ole, depressioon, siis on midagi juhtunud, eks ole, siis on midagi kõrvalt või inimene on depressioonis, on vaja võtta antidepressante või ma ei tea, mingid ravimtaimi, mis depressiooni vähendavad. Aga nüüd on see funktsionaalse instituudis Ameerikas tõestatud, et depressioon on ainukene, on tunnusmärk, mis ütleb, et ajus ei ole kõik korras ja ta ei saa oma ülesannetega hakkama. Ja siis nad ütlevad, et see lähenemine või see avastus on isegi revolutsioon. Selles mõttes, et kui ta ei saa hakkama, depressioon tekib või psüühilised häired tekivad 90% sellepärast, et aju normaalselt ei tööta ja 10% on vaja ainult psühhoterapeute. No ma saan aru, et mispärast need ameeriklased nimetavad seda revolutsiooniks, sest nüüd ei ole vaja neil enam iga nädal käia psühholoogi juures, iga nädal maksta $100 ja nii teha veel ja 2 aastat käib, mitte mingit tulemusi ei ole, sest see tegelikult on absoluutselt mõttetu tegevus. Tuli nüüd, sellepärast nad nimetavad seda revolutsiooniks. Nii et tuleb, kõige enne tuleb, eks ole, panna paika, eks ole, et su aju saaks normaalselt töötada. Ja siis hakata vaatama neid teisi asju. Ja kui te harrastate seda toortaimetoitu, siis tuleb vaadata, et te saaks
selle toortaime toiduga kõik vajalikud ained ajule kätte. Nii, mul on nüüd selline tabel, kus ma panin kõik sisse, eks ole, nendest kirjandusest ja analüüsidest, mis on tehtud Moskva funktsionaalse teaduskonna poolt, mis on Moskva ülikoolis ja Ameerika funktsionaalse instituudi poolt ja Jaapani spetsialistid on rääkinud, eks ole. Mida ajule meil tegelikult kõige rohkem ei jätku? Ajule meil ei jätku normaalsed ained või toitained. Nii, ja mustus, mis organismis on ja seal maailmad ja põhiliselt aju ei saa normaalselt töötada, kui meil on mingisugused vead organismis. Kui organism lihtsalt on tal veepuudus, eks ole, jätku seal vitamiini mikroelementsi kaudselt, eks ole, kajastub aju töös ja aju ei saa normaalselt oma neuromediaatorit toota, ei saa neid, eks ole, uusi neurooni kasvatada ja nii edasi. Ja missugused tunnusmärgid nüüd on, et kui aju ei tööta normaalselt, vaadake, kuulake seda tähelepanelikult. Ma arvan, vaata, kui teil on väsimus, mis te arvate, te olete väsinud või niiviisi, eks ole, aga ei ole niiviisi. Väsimus on sellepärast, et aju ei saa normaalselt sisse lülitada ja ta genereerib selle sümptomi, annab väsimuse välja. Nii et kui te annate ajule normaalselt toitu ja hoolitsete aju seest, väsimus teil kaob automaatselt. Nii, kui teil on näiteks, eks ole, ajameelsus, eks ole, mille pärast, see on ka, et aju ei tööta normaalselt. Näiteks kui teil on raskusi, kuidas aru saada, eks ole, hääled, mis tulevad, see on niisama, eks ole. Reaktsiooni, eks ole, pidurdus on niisama, tähelepanu kadumine, eks ole. Ja isegi kui sul inimesed tunneb, et tal ei ole enam tahtejõudu, no see ei ole inimese süü või ei ole mingisuguse kõrval või lapsel ei ole tahtejõudu. Aga see tähendab seda lihtsalt vanemad ei ole hoolitsenud selle eest, et aju saaks normaalselt toitu. Nii, nüüd teiselt poolt vaadata, kui aju töötab normaalselt, mis siis on? See inimene tunneb rõõmu elust. Ta saab temast, eks ole, mõnu, eks ole. Ta on alati, eks ole, ei kahtle milleski ja ta on järjepidev omas tegevustesse. Hästi magab välja, eks ole, õnnetusega ei ole probleeme. Nii, isegi nii nüüd öeldakse, et selle ajuga, eks ole, kuidas ajud nüüd korda teha, eks ole. Otse edaspidi ma võtan need küsimused, räägin teile ilusti läbi. Tähendab, aju töövõimed võib ilusti, eks ole, paika panna ja taastada. Vana inimesel, kui inimene vananeb, vana inimesega on probleemid. Nad kaotavad 20–40% neuroone peas, eks ole, ja need tema vana inimesel, kui ta õigesti ei suhtu, siis nad kaovad ära ja nad ei taastu. Aga nüüd viimasel ajal, 1998. aastal on tõestatud, et ajus tekivad uued neuroonid. See on ära mõõdetud ilusti, Rootsi ja Ameerika, eks ole, teadlased uurisid ja need tekivad ainult kindlal tingimusel, et mitte niisama. Et need tekivad nendel inimesed, kes tegelevad füüsilised harjutusi teevad, eks ole, kellel on kes tegelevad midagi uuega, eks ole, uurivad, on, kuidas öelda, uudishimulikud ja nii edasi. See on maailmatu palju neid küsimusi, mis võivad olla. Nii, nüüd ajule on vaja energiat. Vaata, kui me sööme kõik ja teeme, mis te arvate, kui palju aju seda energiat ära tarvitab, mis meil kehas sisse kõik tuleb? 25%. Eks ole, minul oli see algul väga imelik, eks ole, et 25% aju tahab see energiat ja kui energiat kehas ei ole, mis näiteks võib ebakorrektse taimetoitlusega, eks ole, tekkida, no siis tekivad teil 100 tädad, eks ole. Sest see, siin tuleb midagi, tuleb maha istuda ja arutada, mis pärast see kõik tekkis. Kui näiteks, võib näiteks niiviisi teha, vaadake, ma teen ühe ilusa näite alati, üks professor, Ameerika professor tuli, selle peale tõi mind, eks ole. Et kui, vaata, ameeriklased lähevad filmi vaatama, ma kuulsin eestlased ka, eks ole, hakkavad filmi vaatama. Ja nad ei saa filmi vaadata, kui neil ei ole popcorni unik ees. Nad peavad seda popcorni nerema, siis nad saavad seda energiat sisse. Ja kui nad seda popcorni neil ei ole, siis nad filmist aru ei saa, siis nad seda filmile kaasa ei ela ja nii edasi. Nii et see on üks väga tõsine näide sellest, et kuidas saaks, et energiat on vaja organismile. Nii, organismile on vaja nüüd, üldse on vaja glükoosi, eks ole, selleks, et
organismil missugune põhiline toit või see ajule missugune põhiline toit on, see on glükoos, siis on fosfolipiidid, kolesteriin ja hapnik peab saama, eks ole, hapniku saama. Nii, aga nüüd ja siis ajul peab olema vajalikud vitamiinid seal, B6, foolium, AP, B12, A, C, D, siis mineraalid peavad olema maagnium, tsink, raud, eks ole, fosfor, kaltsium, seleen. Siis väga palju peab olema, eks ole, 60% ajust, eks on rasvad. Nii et vaata, sellega tuleb ka arvestada, et 60% saaks õiget rasvu sinna organismi sisse ja põhilised rasvadest organism tahab saada rasvad omega-3. Nii et siis tähtis on uuritud, et kui ajudeks normaalselt töötaks, eks ole, aju peab töötama koos ajuga peab töötama normaalselt ka kilpnääre. Kui kilpnääre normaalselt ei tööta, siis aju ei saa ka normaalselt tööle hakata. Nii. Aga selleks, et kilpnääred tööle panna, no tuleb siin erinevaid ravimtaime ja erinevaid võtteid teha, sellega saaks, eks ole, hakkama. Nii. Siis on veel üks huvitav asi. Vaadake, kui meil tekib organismis, eks ole, noh, tarvitame väga palju suhkurt või magusat, eks ole, siis organismis tekib põletik. Ja kui põletik on, eks ole, siis see põletik levib üle terve keha ja aju hakkab, no niisama hakkab, eks ole, tervest ajust tekib põletik ja nüüd on selle autismi, nende ärasurnud inimeste autismi surnud on mõõdetud, et aju, sellel haigel on aju haige, eks ole, tal on aju 5% lähenenud, sellepärast ta on paistes. Nii et nii tavaline inimene selle peale ei tulegi, eks ole, et sul tekivad probleemid aju tööga, sellepärast ta on seal lähenenud ja tal ei ole kuskil läheneda ja ongi kõik. Siis selleks, et aju vaja kuidagi niiviisi teha, et aju ei satuks, eks ole, need igat sorti mürgised ained ja need toksiinid, eks ole, kantserogeenid, nii edasi, selleks on vaja, et see aju barjäär, see hematoentsefaliline barjäär oleks tugev. Aga selleks tugeva, seda saab ka ilusti tugevdada, kui süüa näiteks tatart, eks ole, tatar tugevdab seda barjääri, nii et võib isegi allergilised reaktsioonid ära kaduda. Ajule, selleks, et aju saaks normaalselt töötada, temal on vaja füüsilist aktiivsust, aga füüsiline aktiivsus ajule kõige parem nüüd, jällegi on need professorid uurinud, et kõige parem on lauatennis. Nüüd kui teil on, ma vaatan, te olete kõik ennast näete välja nii edasi, et kui hakata, eks ole, tegutsema või mängima lauatennis, sest lauatennis, seal on korraga on väga palju asju, eks ole, mis stimuleerivad aju tegevust ja kui aju tegevust stimuleeritakse, hakkavad uued neuroonid kasvama. Nii, kuidas nüüd neid, kui me tahame, eks ole, on ära uuritud, et kui inimene normaalselt tegutseb, siis tal 4000 neurooni iga päev taastub uuesti. Muidu kui seda vana inimene ei tee, siis ma juba rääkisin, ta saab seal 80-90 aastat vanaks, tal on 40% kadunud. Aga kui ta jälgib neid nõudeid, mida on vaja aju seisukohast, eks ole, järgida ja aktiveerib oma tegevust, siis neuroonide kasvavad uued neurooni tasemele ja tal ei tekkinud niisugused probleeme. Ja no see, et kuidas need, mitte ainult, et uued neuroonid tekivad, peab olema ka aju plastilisus. Vaata, on selline haigus, mis on Parkinsoni haigus näiteks, et teada, eks ole, aga Parkinsoni haigus ilmneb, ta läheb, kui 90% neid neuroone, kes juhivad seda liikuvust ja neid kõrvalärasid, mis tekivad, kus haigus tuleb ilmsiks, eks ole. Kui 90% langevad ja ainult kui 10% jääb alles, siis alles tuleb see, et sul on Parkinsoni haigus välja. Nii et vaadake, see jutt, mis ma räägin, see ei ole niisama, et tegutseme ette ja nii, et rahulikult ja tuleb ikkagi mõelda, mis sa edaspidi teed, kui sa vanaks saad. Ja nüüd on niiviisi, et mille pärast see tekib, sellepärast, et see 10% neurooni, mis on ajus, nemad nüüd võtavad selle ära kadunud üks neuroon võtab 9 neurooni ülesanded omale, et talt kasvavad need dendriidid, eks ole, ta hõivab ja juhib, seni kui ta võimalik veel on. Aga seda plastilisust saab arendada, nii et
et inimene saab oma tegevusega, õige toitumisega, eks ole, seda ilusti ära arendada. Nii, kuidas nüüd ikkagi aktiveerida uute neuroonide kasvu, eks ole? Peab olema alati, inimene peab midagi kogu aeg, iga päev või iga, ma ei tea, nädal või tegelema mingi uue asjaga. Sest uus asi alati, nad siin ära mõõdetud, et uued neuroonid kõige enne tekivad nendest peapiirkondades, mis tegelevad, saab midagi uudset, tegeleb uue asjaga ja nii edasi. Vaata, ja kui nüüd organismi, aju on, tõin need tunnusmärgid, kui ajus on raskusi, eks ole, ta on ära, inimene ära väsinud nii edasi, siis inimene ei taha midagi uue peale mõelda, ei taha midagi, eks ole, mul oli ema haige, eks ole, 90 aastane, paned televiisori seina peale nii edasi, ta ei taha televiisorit vaadata, no seda ma ei teadnud enne. See oli 7 aastat tagasi, ma nüüd oleks teadnud, mida tal oleks vaja teha, aga siis, eks ole, ta lihtsalt ei taha, eks ole, seda uut filmi vaadata, sest tal ajul ei jätku energiat ja vitamiini edasi ja aju ei saa sisse lülitada selleks, et saada sellest filmist aru. Nii et kui hakata niiviisi, eks ole, lähenema, anda ajule kõik vajalikud asjad, siis inimene huvitub kõikidest uutest asjast ja mitte ei ütle, et tal ei ole aega, see ei huvita, ei lähe standardset teed pidi. Vaata, väga raske on inimestega rääkida, kui nad stereotüüpselt mõtlevad. Aga mispärast mõtlevad inimene stereotüüpselt? Sellepärast, et ta uue mõtlemise peale ei saa minna, sest ajul ei ole reserve. Ta ei saa sisse lülituda. Ajul lükkab kõik uued asjad kõrvale, läheb vana teepil, siis sinna ei vaja midagi, uusi neurooni ei ole vaja. Ei ole vaja, eks ole, energiat raisata nii edasi. Siis tähendab, aju tahab ka pidevat trennimist. See ei ole niiviisi, et no tegelikult akadeemikud tõestasid ära, et ükskõik, mis inimeses kehas on, eks ole, sealjuures ka aju tahab trenni. Nii et aju peab alati midagi, millegagi tegelema, kus aju saab lugema need crossboardid ja värgid ja teate, eks ole, mis uued raamatud ja seda kõigega tegeleda. Siis on veel oluline see, vaadake, kui teil midagi seal, mingi haigus teil tekib või mingi häda teil organismis, eks ole, siis kõige esimene asi tuleb see ära maandada, see stress. Ja see stress ei lase ka ajul taastuda nii edasi. Ja stress on parasümpaatilise süsteemiga juhitav. Ja see on selle rändava, eks ole, närvi tegevus. Ja kui see närv ei hakka tööle, organism üldse taastuda ei saa. Nii et kui midagi ja üks see, mis ma enne ütlesin, et see toit peab olema alati, eks ole, maitsev, hea, vastuvõetav, et kui hea toit ja vastuvõetav on, eks ole, siis stress maandub ja kui stress maandub, parasümpaatiline süsteem hakkab tööle ja taastamise ja iseraemismehhanismid käivitavad. No see lühidalt oleks kõik. Kui teil mingeid küsimusi on, siis palun. Ma arvata raamatut Tatra kohta ja mida teha, kõik saate sealt. Rahvas selle ostab, eks ole. Ja kui küsimusi on, siis palun. Palun. Kuidas? Ja, hästi. Aga see on internetis, remedivei.ee. Seal on üleval retsept. Seisab. Aga siis mingi tõenäsi, see on seal. Küsige. Seisab ilusti. Ja siis vaadake, kui ta natukene vanaks läheb, eks ole, siis me teeme niiviisi, vaad oliiviõli peale. Paned selle praeahju, küpsetad ära, no on alles. Parem ükskõik mis kuivik, ma ei tea, poes ennast kuskil ei müüagi. Et see tatra leipuda natukene 2-3 päevast läheb natukene kõvemaks, eks ole. Siis paned sinna ekstra seda ekstra virgin oliiviõli ja paned natuke sajaks. Ja siis on alles hea asi. Mispärast hea asi on, vaadake, organism ütleb, et on hea asi. See aju ütleb, et see on vaja, see on vajalik. Vaadake, üks hea tunnusmärk, et kui te sööte midagi, vaata, kui te oma need taimeid toitusi, neid sööte toite, kui te hakkate sööma, teil peab tekkima isu, et isu tuleb alati söömise ajal. See ei ole niisama kõlks ütlemine. Sellepärast, et kui sa sööd, tähendab, seal on, see on keeruline rääkida, ma võin lühidalt öelda, et kui sa sööd ja mälud normaalselt, siis osa need retseptorid annavad signaali ajule, et õige asi hakkab organismi sisse tulema. Ja siis, eks ole, tekib organismil see söögiisu ja ütleb, et söö seda palun rohkem, eks ole. Inimene sööb seda nii, et kui te teete mingisuguse, eks ole, toortoidu ja see teile ei sobi, sest seda alla kugistada, minu arvates seda ei tohi üldse, eks ole, pead seda tegema niisuguse retseptiga, et oleks
ta oleks maitsev, hea ja sul oleks isu seda süüa. Siis ta toimib. Muidu see, kui ta ei tekita isu, ei ole maitsev süüa, ta organismile vajalikku ainet, mikroelemente sisse ei too. No nii, veel küsimus. Kuidas? Aadress remedivei.ee. Ma ütlen tähthaaval nõrk D Y 2 siis V A ja veel kord Y Remedivei. See on selle raamatu taga, on ilusti ära. Ja jah, seal on Virgol seal toodete juures on kõik need asjad olemas. Et .com on .ee vist .ee. Et uurige, seal on Tatra kohta väga palju infot. Ja samamoodi on raamatutes ka, mis tal siin on. Nii et kui te tahate veel küsida. Kuidas? Ei, tatar on, vaadake, tatra seeme on pähkel. Tähendab, ta seeme kasvab mitte nii nagu teistel, nendel teraviljadena, see ka pähklina. Ja see, kui võtate selle musta tatart, meil ei ole ka seemet, eks ole. Kui te viskad laua peale, tal pähkel läheb katki ja koor tuleb ära. Proovige nisutera või maha visata või midagi, ta ei lähe. Seal tuleb koorida ja ma ei tea, spelta ja mis seal jama kõik on, eks ole. Tatar on pähkel, eks ole, pähkli aga ta omaette, ta ei ole nagu pähkel, aga tal on ainult pähkli taoline seeme. Vabandust, seeme on pähkli taolis ümbrises, võt nii. Ei või olla. Tal ei ole midagi niisugust. No ma ei tea, erinevad on. Vaadake, kui teil on immuunsüsteem korrast ära, siis te võite allergiliseks sattuda ükskõik millest asja. Seda me ka oleme rääkinud, et kui inimene on allergiline, arstid ütlevad, võt nüüd mõõdavad ära, võt seda glüteeni ära, söö ära, võta seda ära, piima puutu, eks ole. Aga kui see tähendab, et kui sa glüteeni ei talu või midagi, eks ole, allerginevad, siis su immuunsüsteem on korrast ära. Ja aja jooksul sul tekib autoimmuunsed haigused, tekib mingi teine allergia teise vastu. Neid tuleb kohe võtta ette ja hakata, eks ole, seda immuunsüsteemi parandama, et ta ei oleks allergiline. Seda saab teha. Praegust on Ameerika kirjanik, need raamatud mul on olemas, seal on väga lihtsaid näpunäiteid, kuidas saaks seda allergilist maha suruda. Ei saa, et inimesed elavad, et nüüd allergiat produkti ei osta, elavad rahulikult edasi, aga sa nii kaua tervena ei ela, sest immuunsüsteem on sul vigane. Nii, veel küsimusi. Kui suur tähtsus on mälumise arvutusel? Kuidas? Kui suur tähtsus on mälumise mitu korda inimene mälub? Mälub, seal nad ütlevad, peab mäluma, mõni ütleb, et 50 korda, 300 korda. Aga vaadake, see on jällegi, vaadake, šimpanse, see on nii. Šimpanse, eks ole, see juba kirik on ära tõestanud, evolutsioon ja on nõustunud sellega, eks ole, et evolutsiooni käiguga, et inimene arenes šimpansest, aga vahepeal muidugi nad ütlevad, et jumal sekkus vahele ja suunas selle arengu õigesse suunda, eks ole. Šimpanse mälub seni, kui tekib täitsa vedel puder. Seda ma tahan öelda, et tuleb mäluda ükskõik mis produkti, ükskõik, ma ei tea, taimed, ma ei tea, toitlu, mida tahes, eks ole, tekib vedel puder, eks ole, siis nad ütlevad, et see, vaadake, siin ma kuulsin, et võib muidugi seal keeta ja nii edasi, et sul produktis rohkem väärtuslikku aineid säilivad. Aga kui sa, eks ole, seda mälud selle vedela pudruni, see puder läheb sul, eks ole, makku ja läheb väga kiiresti soorikuses, et need soolappu ei lähe peale ja ei häälita neid head fermendid ja bioaktiivsed ained palju ära. Nii et mälumine on üldse väga oluline protsess. Ta käivitab seal füsioloogilisi protsesse ja no nii. Veel küsimusi? Ma arvan, et kui teil küsimused tekivad, siis need leiate kõik nendes raamatutes, mis meil seal on. Saate sealt ilusti omale vastavaid infot. Suur tänu! Suur aitäh Virgole!